Tšau! Ma loodan, et sul on mega hästi läinud vahepeal. Täna on 5. juuli ja me lähme kohe varsti linna asjuga. Ilm on mega krapp. Lihtsalt nagu need pilved. Ja see on terve päev otsa niimoodi, et nagu vahelduva eduga on sadanud ja mitte sadanud. Ma pean ühest salongist läbi käima ja võtma sealt ühe paruka põhja. Ma aitan ühele teatrile ühte parukat teha. Ja siis ma pean selle suht kiiresti valmis tegema, aga õnneks on see siuke töö, mida ma saan nagu kodus ka teha, et siis on jälle siuke, et ise nagu vaatad, kuna teed kohvi tegema. Meie juurest käib nüüd kesklinna buss, mis on ikkagi nagu väga suur ime. Tšau. Ma lihtsalt täiega otsin endale praegu tegevusi, mida koristamise asemel teha. Igatahes me tegime Eerikuga just ühele päris suurele 30 inimese üritusele süüa ja meie on siuke nagu seal oleks midagi konkreetselt praegu plahvatanud. Anta arbuusi. Tahad arbuusi veel või? Ampsu. Arbuusi ampsu. Ampsti. Ütlen nagu, et tegelikult on hea. Täiega ananas sisu ja priejuust, ma just tükeldasin priejuustu. Ma ei tea, nagu mul on lihtsalt mingi 2 nädalat selle juustu isu on. Iga kord ma poes olen käinud, muidugi see on mul meelest ära läinud. Ja siis me käisime poodides ringi, mul oli telefonile ümbrist ja seda nuppu vaja taha ja klaasi peale panna. Ja siis me käisime ringi ja kollasime ja tegelikult me saime ainult nupu. Nagu ma arvan, et ma pole ammu vist niimoodi poes käinud, nagu me täna käisime. Me lihtsalt kõndisime mööda kvartalit ringi. Mõtlesime, et et lähme käime mänguasja poodides, et Hassule midagi või midagi siukest. Ja Saaras jalutasime ringi. Lihtsalt kaubamaja kodumaailmas, nagu jalutan ringi, lihtsalt nagu oleks puuga pähe saanud. Nagu ma tean, kui palju asju ma sealt vajan, ma olen käinud sealt varem asju vaatamas, ma tahaks, et ma lihtsalt kõndisin ringi umbes nagu Saaraski. Nagu lihtsalt katsud asju, ei suuda üldse mõttega kaasas olla. Ja siis oli nagu lihtsalt nii naljakas ja siis Eerik oli suht samasugune ja siis me lihtsalt kollasime ringi. Haaraldil muidugi oli mega lahe, nagu tema täiega nautis. Tõeline loomus tuleb välja. Täitsa lõpp, ma olen nii kaua kodus olnud, ma ei tea isegi, mis päev on. Täna peaks olema neljapäev. Thursday oli vist läppari peal. Ja, igatahes I'm going with it, täna on neljapäev. Mul on puhkus nii, et praegu ma pole nagu väga palju tööd teinud, nii et selles suhtes ma olen ainult maal käinud ja kodus olnud ja ma teen parukat praegu. See ei näe õnneks üldse kriipi välja, et kõik on nagu mingid päris juukseid ja karvu täis, ühesõnaga. Mul on terve elamine juuksekarvu täis ja need ei ole mitte kellegi meie omad. Ja siis me ostsime lõpuks kaardinad ära, mis on nagu siuksed sametist, lihtsalt nagu suht kinda tavalised, aga see nagu sobib kogu selle overall vibe'iga. Need on veel aurutamata, selles suhtes ma kindlasti pean seda tegema, et siis nad nagu lähevad ilusamaks ka, nad on praegu kortsus, nad on lihtsalt sinna
pandud peale, sest me tahtsime nagu näha, kuidas need välja näevad. Aga obviously on need siia nagu lühikesed. Me peame lihtsalt puu ostma, ma ei usu, et me üldse seda siini seal üleval enam kasutame, et pigem paneks nagu puu peale ja siis nad kukuksid ilusasti maha. Ja siis oleks nagu mõnus, sest tihti on see, et teleka peale paistab valgust, peegeldab, siis on hullult nõme nagu vaadata midagi või siis on see lihtsalt, et inimesed vaata kõnnivad mööda, kuna me oleme esimesel korrusel. Et kardinapuud teevad minu arust nagu toa nagu hästi palju hubasemaks ja ma kujutan ette, et siis ta näeb ka nagu siuke cute'im nagu välja siin. Ja pane tähele, mul on mingi väike segadus ka siin, aga põhimõtteliselt kapp ise on selline. Tal on veel mingisugused nagu raamid siia väljapoole panemata, tal on nagu mingi siuke üleüldine, mul siin mingi asi käib. Nagu tal on see raam, selles mõttes nagu tal seal üleval need tuled peaksid tulema siia väljapoole ka, aga need olid puurimisega, me tol hetkel lihtsalt mõtlesime, et me olime juba nii väsinud sellest kokku panemisest, sellepärast et me panime selle ise kokku. Ja ma siiamaani ei usu seda. Ja nagu kui sa vaatad, kuidas need uksed käivad niimoodi. Ja me saime need ise kokku üleüldse, et me nüüd uksed ette saime, millised hinged siin olid nagu ja kõik see oli nagu Aga muidu üleüldiselt ma olen enam-vähem kinda mingi süsteemi siia lõpuks tekitanud, et siin on nagu kogu selles mõttes nagu minu stuff või nagu kardinad ja voodipesu ja linad ja rätikud. Ja siis siin on mul mõned püksid, mis ma ei taha, et kortsu läheksid, mingid kleidid, asjad. Ja siis siin on nii nagu ikka igal lähel omad riiulid. Minu omad ühte ära ei mahtunud, nii et alumised 2 tükki on minu omad. Ja siis siin on mul veel nagu siuksed nagu jakid ja kampsunid. Siin on vist puude peale mahtuski ainult nii palju kui need on Eeriku omad. Siis ma panin mõned kingadesed sinna alla ja selle all peidus on mingid siuksed Grimmi asjad, mida ma igapäevaselt ei kasuta. Ja selle üleval on veel Eeriku asju. Kui sa arvasid, et mul on mingi mega glamuurne meigilaud, siis see on lihtsalt keyboardi stand mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse mööbliplaadi peal. Not glamorous at all. Ma otsin endale siia lauda ja siis me otsime voodit endale lõpuks. Et voodi on lihtsalt selle taga, et me pole nagu leidnud ühtegi. Ma arvan, et ma täna mitte midagi muud otseselt, mu kohvi jäi maha. Ma arvan, et ma täna otseselt mitte midagi muud rohkem ei jõuagi teha või ei teegi, kui ainult töötan seda vlogi. Peaks korraks poes käima. Meil naabermajast üks sõber sai mul väikse beebikese, siis ma lõpuks lähen vaatan tema üle. Ja siis see lontrus tahab kindlasti jalutada ja joosta. Kas on õue? Ei taha? Okei, aga ma võin üksi ka vabalt minna. Või tahad ikkagi minna? Tahad minna ikkagi õue? Ma pole päris kindel, mis asi see oli, aga ma arvan, et see oli jah. Tahad minna jah? Olgu, mis ma ikkagi jõudsin siin. Ühesõnaga, ma lähen siis oma lastega õue. See on emme, kui emme võttis kohvi kõrvale just ühe. Emme läks paberi, jah? Enne musi siis. Ühesõnaga, ma tegin hommikul kindla plaani, et ma filmin selle hooli ära. Nii et ma teen seda olenemata ilmast ja valgusest ja kõigest muust. Igastahes ma olen vahepeal käinud igal pool poodides. Igal aastal, kui suvi peale tuleb, siis kuidagi iga kord, kui suvi kätte jõuab, siis ma vaatan eelmise suveriideid ja ma võib-olla leian sealt mõned üksikud, mis on sellised, et nagu wow, what yes. Mul ei ole enam nii palju kleite, kui pigem just selliseid nagu two-piece ja asju, mida mulle meeldib koos kanda. Ja siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt näitan, mida ma vahepeal kokku ostnud olen. Näiteks ma käisin ühe tiiru Saaras ja ma võtsin need lühkad endale, need on isegi veits niisked, sest need tulid just pesust. Ma ühe korra kandsin neid, aga see on siuke värv, vaata, kuhu peale jäävad asjad hästi kergesti. Ja siis võtsin lihtsalt siukese basic nagu valge topi, selles mõttes ta on nagu hästi siuke minimaalne. Ja ma võtsin selle M-suuruses, kuigi ma oleks tahtnud S-i, aga ainukene S, mis seal oli juba nagu nii määrdunud, et ma ei tahtnud väga seda riski nagu võtta, et ma ei oleks seda plekki välja saanud sealt. Ja siis ma olen ostnud, ma arvan, umbes 5 tükki neid Saara toppega. Need ka suht kergesti määrduvad. See isegi veel hullemini kui see, sellepärast et see on mingisugusest teistsugusest nagu kangast. Aga see nagu räigelt armastab plekke, aga samas see on nagu nii white, kui veel white olla saab, et ta on siuke nagu külg, ma räägin jälle nii kiiresti. Ehk siis sa võid siia selle alla põhimõtteliselt visata ükskõik mida nagu. Siis ma ostsin ka jälle Saarast ühe siukse topi
mis on nagu ka jälle siuke hästi basic ass, aga see on hästi nagu mõnsa kanda ükskõik millega. Näiteks ma olen kandnud seda teksalühkadega, mille ma siin ka Zaarast. Need on siuksed veits vintage teksad nagu high wastiga. Mulle meeldivad nagu kõrge pihakohaga püksid. Siis üks päev ma läksin tööle niiviisi, et mul oli seljas siuke hõlmikseelik, mille ma ostsin Lindexist. Huvitav, ma pole Lindexist hästi ammu mitte midagi ostnud. Ma pole sinna ammu isegi läinud, sellepärast et kuidagi mul on meeles ainult see, et ma olen leidnud sealt pesu või nagu ujukaid või midagi siukest, aga midagi muud ma sealt ei ole juba ammu nagu ilusat või head leidnud. Aga ma läksin, astusin sinna korraks sisse ja ma leidsin sealt siukse seeliku, see on nagu siuke hästi comfy, vaata hõlmik, eest on nagu veits siukse lõhikuga ja ka pigem siuke nagu kõrge waist'i kohaga. Ja siis siia peale saab täpselt samamoodi kõike panna, kas seesama näiteks see must topp on ju, või siis see valge topp, või siis see teine valge topp, nagu need on hästi siuksed lihtsad. Aga tollel päeval oli mul siin peal veel see, mille ma ostsin ka Reservedist. Aga ta on siuke nagu ilma varrukateta polo põhimõtteliselt, see on hästi. See näeb nagu mega hea välja ka samamoodi ükskõik millega või nagu hästi siuke klassi. Kui ma selle ostsin, siis ma ikka elasin siin paar päeva sees. Aga too päev hakkas järsku räigelt nagu soe ilm tuli, nagu ma läksin hästi hommiku vara kodust välja. Mul oli niiviisi, et ma käisin hommikul, tegin paar lõpetajat, siis läksin ETV võtete peale ja siis läksin õhtul ühte suveetendust tegema. Ja siis vahepeal hakkas ikkagi niivõrd palav või nagu ma tundsin täiega kohe, kuidas see nagu ahistas mind. Nii et ma astusin H&M-i sisse, kus ma tavaliselt väga tihti ei käi. Obviously you get what you pay for nagu. Aga ma ostsin sealt too päev sellise väikse nagu minitopi põhimõtteliselt. See on hästi siuke suvine, ta on nagu hästi sügava veekatiga ehk siis põhimõtteliselt boobies are out. Aga ma tegin siia väikse nagu õmbluse sisse, et nagu ma ei tunneks ennast nii nagu avaralt, et siis on ikkagi natukene nagu selles mõttes on ikkagi kaetud ka. Ja siis tagant on lihtsalt põhimõtteliselt lahti ja käib siit nagu sõlmega kokku. Igastahes sellel päeval ma seal võtsin ja kandsin seda selle sama pika seelikuga. Siis ma käisin Sportlandis. Ma tundsin, et mu spordirinnahoidja enam nagu ei supporti või ei toeta mind üldse. Ja ma leidsin sealt ühed siuksed spordirinnakad, mis on nagu Adi omad. Mulle meeldib, tal on siin need padjad sees, mille ma saan nagu ära võtta, kui ma tahan või kui ei taha või mida iganes. Mina olen tavaliselt nende patjadega olnud või siis, et kui nagu pessu panna või midagi siukest, et hästi comfy. Ma olen sellega mega palju käinud ka lihtsalt nagu ringi või kodus jalutamas. Eriti kui sa oled nagu ema, siis sa tead, mis nagu puubi situation sul pärast lapse saamist on, siis on see nagu päris mugav selles mõttes, et ta nagu hästi nagu toetab, aga samas ta ei ole ka nagu liiga siuke rinnahoidja. Ma ostsin ka ühed kus ma nad võisin panna? Näed, jällegi ütlesin, et ma väga palju H&M-is ei käi, aga H&M-is on sama teema nagu Lindexiski, et ma ei käi seal väga, aga seal on ujukaid ja pesu nagu põhimõtteliselt H&M-iga on täpselt sama teema. Ja kui näiteks ujukatest üleüldse rääkida, siis minul näiteks kannatab kanda ainult selliseid nagu toega või selles mõttes nagu traadiga. Et tal ikkagi peab mingisugune nagu see support olema, muidu ma tunnen ennast lihtsalt kogu aeg nagu väga imelikult. Ja siis sellega koos ma ostsin ka H&M-ist nagu alumise osa, mis on ka high waisted, mis on minu arust hästi nagu cool'id näevad välja. Siukse nagu kõrge piha kohaga ja külgede peal on sellised nagu paelad, et sa saad neid nagu regullida kogu aeg. Ja siis ma ostsin ka need Nike'i lühkad, sest et neid ei saa ka kunagi mitte liiga palju olla. Mul on mingisuguseid teisi nagu sarnaseid olnud, aga nad on pigem nagu siuksed need õhulised. Aga ma just tahtsin nagu selliseid, see on samamoodi vaata, et ta on nagu selle piha koha pealt hästi nagu mõndalt ümber. Või siis suvel enam jooksmas ei käi nagu pikkade pükstega, siis ma nagu võtsin need lühikesed. Ja siis ma olen samamoodi nagu neid koos kandnud, et see on ka nagu hästi siuke cute look. Ja siis ma ostsin Adidase siukse särgi. Ta näeb välja nagu trikoo, aga tegelikult seljas näeb ta ülituus välja ja see on samamoodi, et sa võid nagu mida iganes siia alla visata. Ja siis ta on nagu tagant hästi nagu avatud seljaga. Ja siis ma seda olen kandnudki näiteks mingisuguste nagu teksalühkadega. Ja siis ma otsisin hästi pikalt nagu mingisuguseid kingi. Selliseid kingi, mida ma saaks kanda nagu igapäevaselt, mitte liiga madala kontsaga, mitte liiga kõrge kontsaga. Ja kuna mul on hästi nagu lai jalg pigem,
siis need peavad olema ka sellised, et nad nagu toetavad mul nagu varvaste kohti selles mõttes. Ja siis ma käisin Aldos ja ostsin sealt ühed siuksed kingad. Nad ei näe nagu väga mingid all pretty'd välja nagu niiviisi, kui sa neid riiuli peal vaatad. On täis nahast, mis on hästi mõnusad ja nad on ka samamoodi nagu hästi klassid, sest et nagu sa võid reaalselt ükskõik mida panna siia ülesse. Ja mulle hästi meeldivad need blokkonsad nagu. Nad on jalast lihtsalt nagu dream, nagu sa võid terve päeva ära kõigeda ja sa ei tunne, et sul oleksid konsad jalas olnud. Aga samas ikkagi, kui sul on seelik või nagu mingi siuke asi, siis nagu kontsest annab nagu nii palju minu arust juurde. Igastahes nüüd ma olen juba mega kaua lobisenud siin. Aga siin on üks crapload asju, mida ma olen vahepeal ostnud. Kui sa vaatasid vahepeal siis mu Instat, siis sa nägid, et Philips saatis mulle need Moisture Protecti selle sirgendaja, koolutaja ja fööni. Koolutaja ma juba saatsin neile tagasi, sellepärast et nagu see tegi nagu hästi ilusaid lokke, aga ta ei leidnud minul nagu kasutust, sest et nagu ma olen nii harjunud sirgendajaga kõike tegema, et ma lihtsalt ei näinud nagu vajadust veel ühte koblakat kaasas kanda, if you know what I mean. Aga sirgendajat, seda ma mäletan küll, ma olen mitmeid kordi kõndisin poest sellest mööda ja ma ei raatsinud osta seda endale. Aga föön on küll nende mitmete erinevate otsadega nagu, kui sul on sellised pikad juuksed nagu mul, siis on nagu korralik peenid ja ääst nagu juukseid kuivatada ja mul oli küll mingisugune väiksem siuke Philipsi föön, aga ta ikkagi jäi võimsuse poolest mulle niivõrd nagu väheks ja sealt ei saanud kuidagi seda ja sealt ei tulnud külma õhku. Näiteks vaata, kui sa teed nagu kiilaka mütse või mingisugused siuksed asjad, sa saad nagu külmaga jahutada või siis näiteks meesterahvad, kui nad nagu teevad mingit etendust või teed mingit krimme, et siis vaata jahutada, kui nad vahepeal väga hullult nagu igistavad kuskil paruka all või midagi siukest. Siis kui sa mäletad, siis ma olen sellest kuudkeerast hästi palju ka Instasse postitanud ja rääkinud, kui ma ostsin selle kreemi endale, mida ma siiamaani kasutan täiega, aga nüüd ma ostsin selle tooniku ka ja ma olen täiega rahul, ma sain lihtsalt oma näonaha korda. Nad on nagu sellest Korea kosmeetikast ja Holikas müüvad neid, et nad on pigem sellised hästi nagu kerged, see kreem on ka selline, mida on nagu töös hästi hea kasutada, sest ta nagu imendab hästi kiiresti sisse, ta on hästi siuke lightweight, ei midagi nagu rasket. Siis mul on siin see Vitali Barata, ma olen ju vaata eelmises hoolis või milleski, või ühes vlogis ma vist rääkisin, et mul oli see üleni tume, mis peaks nagu püsima kauem peal, aga nagu nüüd lihtsalt ma ostsin selle ka, ma ei mäleta mille pärast ma ostsin selle, ma tahtsin lihtsalt vist proovida seda, et kas tõesti nagu ta teine püsib nii kauem kui see ja ma pean ütlema, et sellega oli mul siuke tunne, et see ei jäänud nagu üldse peale. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga see 2-3 nädalat nendes nagu üleniste tumedas, see nagu toimis. Minu jaoks isegi see tanni nagu level oli liiga väike, et nagu ma ei muutunud nagu mingi golden goddess, nagu ma oleks tahtnud. Aga siiski see nagu püsis selles mõttes, aga kui ma näiteks selle peale panin, isegi kui ma terve öö lasin peal olla ja pesin maha, siis mulle tundus, et okei, midagi veel on näiteks. Aga siis näiteks ma läksin korra veel vette või läksin korra veel päeva jooksul duši alla või ujuma või midagi siukest. Ja siis nagu mulle tundus, et mitte midagi enam nagu ei ole peal või et nagu jalad näiteks olid täpselt sama valged nagu enne. Siis ma ostsin ka Mesaudalt ühe selle, mis see toon on. Ma ei teagi. Aga ta on nagu siuke nagu baked powder, ehk siis ta on nagu siuke pressitud hästi või ta on hästi selline, ta on ilus, see värv on hästi ilus ja nagu see highlighter ise on ka nagu hästi pomb, aga ta on hästi kuiv ja hästi siuke tolma. Pigem kas mingisuguse kinnitusspreiga või mingi siukse asjaga ma olen temast nagu jagu saanud. Siin mul on 2 Mesauda huulepulka, mis on nagu hästi opposite selles mõttes, et üks on selline nagu hästi nude värv, selline, mida ma praegu olen hästi palju nagu pruutidele lõpetajatele kasutasin. Ja siis teine on hästi siuke nagu erkpunane, pigem sellise nagu tagasihoidliku silma jaoks või nagu midagi sellist, et need mulle jäid ka näkku. Siis ma ostsin selle Makeup Store'i valge pliiatsi veel ühe uue, kui sa tead mind, siis sa tead. Siis need concealerid, mega hea hinnaga ja hästi head, nagu mina oma dark ass silmaalustega kasutan seda kogu aeg. See on nagu pigem selline, mis on mul kogu aeg käekotis, et kui nad on selle pehme otsaga, siis ma lihtsalt kannan peale natuke näpuga laiali ja see on nagu põhimõtteliselt nagu suve make-up rutiin. Ja siis need Maybellini need matid, mis neil on, need ongi mingi Matte Ink Superstay mingi teema. Mul on praegu ka see peal ja seda ma kannan kogu aeg, sest et mul oli vanasti Jeffree Star'i sellises samas toonis huule
nagu see liquid lipstick, mis mulle täiega meeldis, aga need nuudid, need on hästi head. Nad küll nagu tulevad maha, kui sa midagi rasvast sööd või nagu mingi väga selline, aga üleüldiselt nad nagu ikkagi teevad, on väga tõsiseltvõetavad. Ja mõtlen, põhimõtteliselt siis peakski olema kõik. Ma arvan, et midagi ma raudselt unustasin ära ka või jätsin kuskile või... Aga aitäh sulle, et sa olid siin, et sa chillisid muga ja ma loodan, et me näeme nüüd jälle õige varsti.